Tere hommikust, tere ja tere tulemast tagasi Infoturbe kööginurka. Täna küll mitte kööginurgas ja mitte ka kambüüsinurgas, aga siin pisikeses laevakajutis kuskil keset Läänemerd. Aga Infoturbe uudised sellegipoolest seisma ei jää. Ja täna prooviks siis rääkida natukene sellest, kuidas Coop viimatise ründega paremini toime tuli. Natukene räägin veel kaubandusest ja kaubanduse ettevõtetega seotud rünnetest. Apple avaldas huvitava raporti oma äpipoe kohta ning üks pisike uudis ka Austraaliast. Aga hakkame pihta. Olin juba saate salvestuse lõpetanud ja hommikusöögigi laevas ära söönud, kui sain korraks Taani 5G netti ja näe imet, kohe breaking news, Volkswagen Group on sattunud ründe ohvriks 31. mail ehk siis eile. Ja mis siis kätte saadi? Kätte saadi kasutajakontode andmed, osaliselt peidetud emaili aadressid, siis autentimistokenid, login lingid sisemistele süsteemidele, siis session cookid, J-session ID ja muud. On olemas ka screenshotid sellest lekkest, ehk et tundub olevat legit. Aga nüüd tagasi siis saate juurde. Nimelt oma viimastes nädala ülevaadetes olen korduvalt maininud Inglismaa 3 suure kaubandusketi vastu toimunud turbeintsidenti või turbeintsidendist. Peamiselt küll Marks & Spenceri võtmes ja sellest, kuidas neil pole õnnestunud siiamaani oma tööd täielikult taastada. Nüüd Coop oli üks nendest 3 ohvrist ja neil õnnestus sellest ründest kergemini pääseda. Miks, küsite? Hea küsimus. Nagu selgub häkkerite poolt saadetud pressiteatest BBC-le, siis Coop otsustas pärast ründe avastamist hoopis ise juhtme seinast välja tõmmata ja võttis niimoodi siis võimaluse häkkeritelt oma süsteemidesse ja arvutitesse lunavara installeerida. Oma pressiteates väljendasid häkkerid viha Coopi IT-tiimi vastu, süüdistades ettevõtet oma käibe, logistika ning aktsionäride varade väärtuse ja usalduse põrmustamises. Päris humooriline. Igal juhul Coop valis sellises kriisisituatsioonis kiiresti otsustades 2 halva variandi vahel ning otsustas valida siis vähem halvema. Minu arvates täiesti mõistlik otsus. Töö jäi küll nädalateks seisku ning müük langes, kuid ettevõtte valis sellise pikaajalise teadmatuse asemel lühiajalise katkestuse. Näiteks Marks & Spencer, nagu ütlesin, on tänaseni hädas ning Bank of America analüütikud hindavad, et Marks & Spencer kaotab selle ründe tagajärjel hetkel umbes 43 miljonit naela nädalas. Ehk et, nagu ma ütlesin, tundub mõistlik otsus ning kontrollitud olukorra lahendamine. Nüüd pisut, ma ei oskagi öelda, äkki nostalgiahõnguline uudis Venemaalt. Nimelt TASS on volitatud teatama, et Venemaa võimult paigaldasid siis riigi koolidesse üle 11 500 mobiilside blokeerija, et takistada õpilasi lõpueksamitel pettusi korraldamast. Blokeerijad paigaldati siis klassiruumidesse ning mõnel pool isegi tualettruumidesse. Blokeerijad olid siis mõeldud spetsiifiliselt kõneside ning raadioside signaalide blokeerimiseks. Aga igal juhul illustreerib see väga hästi teema sellist ajatut iseloomu. Kaubanduse teemadel jätkame. Nimelt Saksamaa suur spordigigant Adidas andis teada, et pahalastel õnnestus varastada läbi 3. osapoole teatud kliendi andmeid. 3. osapool siinkohal oli siis kasutajatoe pakkuja ning andmed, mida varastati,
puudutasid peamiselt siis klientide kontaktandmeid ja siis teatud ostuandmeid. Ehk siis puudutas see neid inimesi, kes minevikus Adidase kasutaja toega ühendust olid võtnud. Ja miks ma siin jutumärke minevikus ümber näitasin, on see, et nimelt kui kaugele see minevik ulatub, sellest kommentaarist ettevõte paraku keeldus. Taaskord siis uudis sellest, kuidas ettevõtet rünnatakse läbi kolmanda osapoole ja ühelt poolt näitab see siis seda, et kui oluline on valida endale kindlaid ja usaldusväärseid partnereid ning kuidas nendega siis selline hea koostöösuhe luua. Teiselt poolt aga meie tarbijatena tegelikult sageli ei teagi, kellele me oma andmeid usaldame. Et on see siis ettevõte, kelle teenuseid me ostame või kasutame või hoopis mingi kolmas osapool kuskil, ma ei tea, Indias näiteks. Ja veel üks uudis kaubanduse lainelt, nimelt Victoria Secrets, siis tuntud pesuettevõte, võttis maha oma USA veebisaidi, et selgitada välja turbeintsidendi tagamaid ning turbeintsidendi ulatust ja sügavust. Poed on jätkuvalt avatud, müük toimib, aga piiratud on siis veebimüük ja teatud lisateenuste müük kaupluses. Apple avaldas oma iga-aastase raporti äpipoe pettuste kohta. Nimelt möödunud aastal blokeeris Apple $2 miljardi ulatuses kuritegelikke tehinguid. Kokku on 5 aasta jooksul blokeeritud selliseid tehinguid üle $9 miljardi. Kahtlased tehingud pärinesid siis 1,6 miljonilt kontolt ning kasutati üle 4,7 miljoni varastatud krediitkaardi. Muuhulgas blokeeriti ka 146 000 erinevat tarkvaraarendaja kontot, ehk siis neid kontosid, kes siis sinna äpipoodi äppe üles laevad. Hunnikus erinevaid pahatahtlikke äppe, mis siis olid kas mingite teiste äppide koopiad või sisaldasid kahtlasi komponente ning muuhulgas ka siis miljoneid võltsitud äpi hinnanguid. Ja tänane viimane uudis tuleb kaugelt Austraaliast. Nimelt sai Austraaliast esimene riik maailmas, kes siis seadustas kohustuse teavitada Austraalia valitsusorganisatsioone, kui ettevõte satub lunavararünde ohvriks ning on otsustanud siis maksta kurjategijatele lunaraha. Seadus kohaldub neile ettevõtetele, kelle aastane käive ületab $3 miljonit ning teatud ka siis pisematele, aga kriitilist sektorit teenindavatele ettevõtetele. Ja kokku katab see nõue siis umbes 6,5% kõigist Austraalia ettevõtetest, aga samas see pisike protsent katab sisuliselt umbes poole Austraalia kogu majandusest. Teavitada tuleb siis 72 tunni jooksul ja kui seda teavituskohustust ei täideta või seda teavituskohustust rikutakse, siis määratakse 60 trahviühiku suurune trahv. Ja enne kui te küsite, siis trahviühik hetkel Austraalias on $330. Selline oli siis tänane veidi lühem infoturbe kööginurk, aga kohtume siis juba nädala pärast. Tšau, pakaa!